Siin doktor Heigo Rütsbeck, rahvusvahelise Püha Katoliku Kiriku kardinal. Jätkan meie loenguid kirikust, täpsemalt ka sakramentidest. Ja praegu me oleme kõnelemas siis ristimise sakramendist. Kui me tuleme nelipühipäeva sündmuse juurde, siis Apostlite tegude teises peatükis on väga selgelt öeldud, et kui Peetrus oma jutluse lõpetas, siis küsiti tema käest. Tal esitatakse konkreetne küsimus, mis me peame tegema. Ja Peetrus ei vasta neile, et vaadake, nüüd on olemas 4 vaimuliku elu põhireeglit siin. Või siin on sellised 5 punkti, mis nüüd aitavad teil usuellu tulla. Vaid Peetrus vastab väga lihtsalt, tuues esile 2 asja. Esiteks ta ütleb, parandage meelt ja laske ennast ristida pattude andeks saamiseks. See on apostel Peetruse sõnum. Me teame, et Peetrusele anti võtmete meelevald ja selles mõttes on ka see loomulik, et Peetrus on see, kes kõneleb, kuidas Jumala riiki pääseda ja võiks isegi öelda, see on esimene kord, kus Peetrus kasutab oma võtmete meelevalda. Parandage meelt ja laske ennast ristida. Me teame, et Vanas Testamendis oli sisse pääsemiseks ümberlõikamine. See oli uks. Ja Peetrus ütleb siinkohal, et see on uue lepingu sissepääsu akt, parandage meelt ja laske end ristida. Nagu eelmisel korral mainisime, ümberlõikamine oli täitunud uue lepingu ajal ristimises. Ja Kolossa 2. peatükki me vaatasime just seda teksti, kus oli see öeldud. Ja seega näeme me nüüd ristimist kui Jumala poolset akti meie pitseerimisest või pitserdamisest. Jumal annab meile siin sõnumi, et ta on minu patu probleemi lahendanud oma pojas Jeesuses Kristuses, kes kannatas ristil ja suri minu pattude eest. Ja see Jeesus, kes suri minu eest, tõusis surnuist ülesse. Nüüd on ta isa paremal käel ja kuulutab seda kõikidele. See on lõpetatud. Ma küsin, et kuidas mina sellest osa nüüd saan? Peetrus ütleb, paranda meelt. See ei tähenda mitte ainult öelda, vabandust. Kreeka metanoia tähendab oma olemuse uuendamist, südame seisundi muutumist, oma arusaamise muutmist nii enda kui ka Jumala suhtes. Ja siis ristimises viibki Jumal selle läbi. Sinu usu alus on selles, mida Jumal tegi Jeesuses Kristuses sinu pärast 2000 aastat tagasi. Me peame hästi mõistma, meie lunastuse alus on selles, et Kristus suri meie eest. Jumala poeg suri sinu eest. Mis sina võid sellele veel juurde reisada? Mis sina võid teha? Mitte midagi. Ma saan meelt parandada ja ususse vastu võtta. Usk on vastus sellele, usk ei ole mitte alustamine. Usk on vastus sellele, mis juba Jumal on alustanud. Kui Jumal ei ole seda alustanud, siis usk ei saa ka siin mitte midagi teha. See oli Jumala idee. Ma päästan sinu ära. Ta leidis sinu, mitte sina ei leidnud teda. Tihti me kuuleme selliseid fraase otsungid, kuidas ma leidsin Jeesuse. No ega sina ei otsinud Jeesust, Jeesus otsis sind. Ja mis see ongi sinupoolne vastus on selles, et sa lased ennast ristida. Kas veeses toimub see muudatus? See on sakrament. Oleme rääkinud, see pole mitte tavaline vesi. Kui me pöördume abitult Jumala poole, siis seal selles vees Jumal võtab meid vastu. Ristimine on Jumala vabadusakt meie suhtes. See on tema deklaratsioon meie suhtes. Selles vees on meie kontaktpunkt Jumalaga. Ristimise küsimuse ümber, nagu eelmine kord mainisime, on kirikus eri arusaamised. Äärmusi on siin 2. Esmalt suur isimene arvab, et see, mida Jumal teebki, ongi kõik. Nad ei rõhuta või ei mainigi seda inimese poolset reageeringut, vastust.
ristimine muutub peaaegu maagiliseks riituseks. Noh, isegi öeldakse, ma olen kristlane, no miks ma ei ole, ma olen ristitud. See on küll tõde, kui sa oled ühe tõe ühte osa nii üle rõhutamas, et taoliste inimeste kohta võib-olla tihtigi öeldakse, et nime kristlased. Olenemata konfessionaalsest kuuluvusest on levinud taoline mõttelaad väga paljude juures. Nad ei käi kirikus, need inimesed, ei huvitu evangeeliumist. Me oleme kristlased. Ja loomulikult inimesed leiavad, et see on nagu selline ükskord tehti, peaaegu nagu tuletõrjekindlustus, et noh, igaks juhuks teeme selle asja ära. Teine äärmus on aga selles, kus inimesed vaatavad kõigele eelöeldule ja näevad selliseid inimesi ja ütlevad, ahaa, mitte ristimise akt ei ole see, kus see kõik toimub, vaid sinu usk, sinu vastus, mida sina ütled. Ja nemad lähevad nüüd teise äärmusesse. Nende oht on selles, et kõik on meie vastuses Jumalale. Peaaegu ununeb ära, et see on Jumala töö ja et Jumal on algataja. Minu ja minu ja minu saab nii oluliseks, et ongi see üks minu. Loomulikult sina pead ka midagi tegema, aga me balansseerime siin kahe tõe vahepeal. Minu usk ei ole see, mis loeb. Jumala usk on oluline. Ja siis me tulemegi selliste fraaside juurde, nagu esmalt ütlesingi, et ma leidsin issanda, ma tulin Kristuse juurde, mina alustasin seda. Varakirikus ei tuntud sellist suhtumist. See on viimase paarisaja aasta selline kristlik teoloogiline väljenduses. Ja kas või näiteks selline kutse, et kas sa tahad tänu oma elu Kristusele anda, et kohata oma ema taevas. Noh, mis see on siis? See on ju puhas paganlus. Sa ei saa ju päästetud selleks, et oma ema taevas kohata. Või võta vastu Jeesus, saad õnnelikuks. Võta vastu Jeesus, saad terveks. See ei ole evangeelium. Evangeelium on Kristus suri sinu eest, tõusis üles surnust, annab sulle nüüd korralduse meelt parandada ja ennast talle üle anda. Evangeelium on selles, et me oleme mässajad, oleme reetunud midagi suurt, tuleme nüüd koju, käed üles tõstetuna, anname alla. Tihti on nii, et segatakse ära Jeesuse esimene ja teine tulemine. Me hirmutame inimesi ja kõneleme Kristuse teisest tulemisest, kuigi me peaksime evangeeliumi kuulutama Kristuse esimese tulemise kohta. Keegi ütles, et Kristuse taastulek on maailma lootus. Ei ole. Teine tulek on maailma hukka mõistmine. Sellest pole mingit lootust maailmale. Teine tulek on lootus kirikule. Kuidas sa said kristlaseks? See on väga lihtne. Ma sain ristitud. Tänapäev küsitakse tõsta oma käsi, tule ette, ütle see palve. Nimetame seda siis patuse palveks. Nagu Uues Testamendis ei ole seda patuse palvet. Tegelikult 1800 aastat kristlik kirik ei teadnud sellisest fraasist midagi. Ja milles on see olemus just nimelt see, et minu vastus, minu otsus on täielikult tehtud prevaleerivaks ja Jumala töö, Jumala tegu, Jumala tegutsemine on nagu päris ära kadunud. Me võiksime veidigi utreeritult öelda isegi, et taolises ristimises, kus inimesed nende enda tegu rõhutavad, ega siis ristimises nagu Jumalat polekski vaja, seal nad ütlevad Jumalale, mis nad on juba teinud. Ja siis tuleb juttu, kas mul on piisavalt usku, on seda täna mul seda usku piisavalt. Inimesed elavad ängistuses, mitmed inimesed tahavad ikka jälle päästetud saada, ma ikka päris päästetud ei ole. Võib-olla läheb teise kogudusse, võtsiga saaksin päriselt päästetud. See ei ole kristlik teoloogia. Ristimine on üks, see on Jumala tegu ja loomulikult on selles ka inimese tegu ja see peab olema sellises kaunis, perfektses koostöös
Jumal lunastab meid ja meie vaatame tema peale. Aamen.